pöördi, et ühe rajaga on erinevus 3 lööki, mis on ju meeletult palju. Esimene rada siis liidritel läbitud ja nüüd hetke pärast peaks pilt tulema meil suure tõenäosusega 10. raja tiiboksi. Nii, ja siin on kamp hollandlasi kohe koos oranžide särkidega. Ja sinna vahele eksinud ka üks Hispaania golfimängija. Just, Mario Galliano, kes siis väga palju talvel mängis Kekotuuril, kus mängis ka Sander Aadusaar. Sander Aadusaar siis teatavasti Kekotuuri parimaks amatöörgolfariks tunnistati. Just, kes tegelikult tegi väga hea hooaja Hispaanias talvel ja mängis Kekotuuri võistlustel väga hästi, tegi seal hästi pea enamus cutid. Ja, absoluutselt. Aga nüüd siis esimesel tiiboksis Vince Van Veen, kes on 8 rajal täna mänginud juba -4, tõusnud sellega -7 ja 8. koha jagamisse, nii et võimsa 22-kohalise tõusu on mees teinud esimese 8 rajaga ja küllap tuleb varsti ka golfboksi 9. raja tulemas. Seda me siin täna ka kindlasti näeme, et need mängijad, kes on siin hommiku poole startinud, et kes on päris palju liidritest maas, et võib-olla neil on selline mingis mõttes pingelangus, et nad on saanud viimasele päevale ja samas neil ei ole ka seda pinget, et on vaja võita. Et kõik, mis tuleb lisaks. Kõik, mis tuleb lisaks täpselt, et neil on ikkagi sellise rahuliku tundega saavad minna mängima ja sealt tihtipeale tuleb väga madalaid tulemusi ja nendest mängijatest tihtipeale paljud leiavad ka päeva lõpuks ennast tulemustabeli ülevalt poolt. Nii, ja Vince Van Veeni löök läks siis lipust 1-4-5 meetrit pikaks, aga kenasti greenil ja pöördiputi võimalus ja teisena siis lõi meil vist Mario Galliano, kes on siis lipust natukene paremal. Temal siis 8 rajal hetkel -1 kirjas ja tema püsib 29. positsioonil. Kolmas mängija Lars Van Meijel, samuti hollandlane ja tema on täna hetkel mänginud +2 8 rajal, nii et andnud 17 kohta järgi ja juba 47. Ja löök on sooritatud ja kukub ka greenile ja natukene lühikeseks ja backspin tuleb ka juurde. Aga kõigil on pöördiputi võimalused küll natukene pikad, aga võimalused ikkagi nende puttamisoskuste juures on seal pöörd täiesti reaalsed. Ja pöördisid muudkui tuleb 3. rajalt info, kus mängib Markus Svensson ja Simon Sack ja Connor Symes Sotimaalt. Seal on siis pöördiga maha tulnud Markus Svensson, nii et esi-10 läheb aina tihedamaks. Just, et Simon Sack ja Markus Svensson siis rootslane on 3 rajaga -2. Tšehh on 3 rajaga -1, mõlemad on 4 kohta juba tulemustabelis tõusnud 3 rajaga, jagavad 3. kohta, et uuesti ei väsi mainimast, et see liikumine saab siin olema väga tihe ja väga sagedane. Ja Markus Svensson, kellel oli see täna teine pöördi, juba 2. ja 3. rada tegi ta mõlemal rajal järjest pöördi, on tõusnud -9 peale ja see tähendab hetkel 4. kohta, liidrist maas hoid 4 lööki, nii et tihe on. Ja kui me siin nägime 10. rajal siis mängijate avalööke, siis visuaalselt tundub, et need löögid on ju hästi aeglased ja hästi rahulikud. Siis väga suur erinevus kindlasti amatöör ja asjaarmastajate, golfarite ja siis selliste professionaalsete mängijate vahel on ikkagi see palli tabamise hetk ja kiirus. Aeg-ajalt ka ikka väga koledat golfi, nagu mõned head klubimängijad, et see lihtsalt telepilt ja meedia teeb selle kontrasti nii suureks. Aga sellegipoolest ei tohiks öelda, et need ülemise otsa mehed halvemad. Absoluutselt, aga nüüd me oleme seal 10. raja greenil ja see on siis hollandlane Lars Van Meijel. Lars Van Meijel pöördid puttamas. Pöördiputti sooritamas, jah. Lühikeseks ta selle jätab, aga paar on kindel. Kaasmängija tahtis õhuputi liigutusega aidata kaasa, et ega kuigi mängijad on omavahel ju konkurendid, siis tegelikult see õhkkond ja suhtlus on ju ikkagi vaba ja sõbralik. Seda küll, selle peale tegelikult mängitakse ikkagi enda väljaku vastu ja sina saad kontrollida ainult enda mängu, mitte teiste mängu.
kindlasti tippamatöörid on kõik omavahel nii palju koos mänginud, et nad on omavahel ka sõbrad ja tõesti see õhkkond on väga sõbralik, aga nüüd siis Vince Van Veen. Vince Van Veen oma birdit üritamas, kes täna on mänginud -4. Ehk ei jäänud lühikeseks ja jõuab auguni. No jookseb, liin on hästi. Ja läheb väga siis, hästi. ei lähe. On väga õnnetult nüüd augu äärele. No nüüd on see 10 sekundi reegel, et hakkad vaikselt kõndima sinna poole, kas kukub aga siis. Tema vist näeb paremini, et seal see vahe on liiga suur ja teeb selle paariks ära. Golfi juures see valus koht ongi, et see sama väike toksamine sinna palli pihta on võrdluses näiteks 280 meetrise drive'iga. Absoluutselt. Üks löök. aga Vince Van Veen täna on hästi mänginud, pärast 10 rada temal -4 ja -7 kokku ja näiteks hetkel pronksmedalist lahutud teda vaid 3 lööki. Ja pool mängu temal veel ees, nii et kõik võib juhtuda. Ja nüüd siis Mario Galliano, hispaanlane, oma birdit üritamas. Ja nagu näha, kuuma hispaanlase jaoks ei ole Eesti ilm ühtegi külm, nii et lühikesed püksid, lühikene särk ja tunneb ennast täitsa hästi. Sellise ilmaga tavaliselt Hispaanias tavaamatöörgolfurid on väljakutel küll vähemalt nii sisse pakitud, et mul on tunne, et kuidas nad üldse suudavad mängida. Jätab samuti lühikeseks, eks seal on võib-olla oma osa ka sellele, et väljak on natukene märg ja võib-olla on vähe aeglasemaks jäänud. Just, et kui väljak saab natuke märjaks, siis tegelikult tuleb nagu kontrastina rohkem see välja, et kui greenid on veidi ebaühtlased, et siis kiiremate ja aeglasemate greenide vahe suureneb natuke, et selline tunnetuse küsimus. Infot kaadri tagant 4. raja on läbinud grupp, kus mängib itaallane Michele Sea, Christopher Reitan Norrast ja Craig Ross Šotimaalt.